ma aeg-ajalt ikka satun kuskilt nende vanade kõige esimeste asjade peale ja süda läheb pahaks endal natuke. Ma tegin inglise keeles ka tol hetkel ainult, sest et eesti keeles ma ei osanud kirjutada nagu. Aga ja ma tegin inglise keeles paar aastat. Aga siis ma sain aru, et kuna ma nagu justkui müün Eestile, siis mis mõte sellel on, kui ma inglise keeles toodan seda, et kolisin Tallinnasse ja siis tegelikult tänu sükstele tüüpidele nagu Mikk Moon ja Flamma ma hakkasin eesti keeles kirjutama. Algul oli väga puine, aga siis see on ka selline, ütleme, ma arvan, et enesearendamise küsimus, et kas sa saad paremaks või mitte. Kas see eesti keelde kolimine oli nagu siis mingis mõttes seotud ka sellega, et davai, ma hakkan nüüd asja siis tõsisemalt tegema, ma hakkangi ikkagi tegema nii-öelda avalikkusele räppi on Eesti siis publikule? Võib-olla küll, aga ma arvan, et see tegelikult oli sellega pigem seotud, et vaata eestlased eriti räpp-muusikas on inglise keeles jube konarlikud. Mitte isegi konarlikud, aga seal on selline teatav tajutav aktsent 99% juhtudel küljes. Ja kui minu jaoks on kas või natukene seda aktsenti, siis see häirib ääretult palju ning olgem ausad, emakeeles kõlab kõik paremini. Kui sa ikkagi räägid enda emakeeles asju välja, siis see lihtsalt on kuidagi parem. Et ma arvan, et see algas sealt, aga kindlasti on seal ka mingit tõsidust taga selle osas, et ma tahtsin seda teha, kuna mul on nagu loomesoon olnud sees noorest peale ja võib-olla muusika üks hetk nagu sai selleks väljendusviisiks, mida ma otsisin taga tegelikult lapsest saati, aga ma otseselt ei leidnud seda väga pikka aega üles. Kas, kui sa ütled, et sul mingit muusikalist haridust otseselt ei ole või sellist viisi või rütmi pidavust on ju, et kas see nagu muusikaga tegelemine, räpp-muusika, kas see siis tuli sellest, et sa kuulasid hästi palju ise mussi? Räpp-muusikat isegi otseselt mitte, ma arvan, ta on kõige kättesaadavam inimesele, kes ei nii-öelda halda muusikat on ju, siis räpp ja ütleme otseselt siis luule võib-olla ka on kõige hoomatavam asi, ma arvan, aga tol hetkel kindlasti ka ma kuulasin päris palju hip-hopi ilmselt. Nooremana ma kuulasin väga eriskummalist muusikat võrreldes hip-hopiga, et rohkem nagu rocki pool asju võib-olla, aga üks hetk kuidagi playlist täitus räpiga ja ma arvan, et kaudselt väga palju ma sain Childish Gambino Because the Internet albumilt mingit nagu indu juurde, sest et see album kuidagi kasvatas mind üks hetk ülesse ja siis, ma ei tea, jäi külge. Ja kui ma hakkasin seda albumit kuulama, siis nagu ma rääkisin, ma lihtsalt nägin on ju ühte postitust ja siis hakkasin su albumit kuulama ja siis kutsusin on ju rääkima, et esimene lugu, mis ma kuulasin, äkki see oli Viha või igatahes mulle tundus, et see taust oli seal, mina olen hästi suur mingi UK muusika fänn ja mingi dubstepi fänn ja ma ainult seda kuulangi on ju, et mulle tundus see taust oli seal midagi siukest disiraskalikku või nagu mitte tüüpiline siis on ju trapi beat, aga muidugi sul on albumil on palju lugusid ja hästi erinevaid lugusid, et seal on mingid siukest kraami, mis sobiks nagu täiesti mingi raadiote, mingi poplooks mulle tundub on ja siis on siukest hästi modernset räpi asja ja siukest veits mingit tumedamat ja siukest kurioossamat asja on seal ka on ju. Aga kuidas sa enda lugudele taustasid valid muidu? Kas sa lihtsalt kirjutad enne valmis ja siis otsid mingisugust tausta või sa kuuled enne tausta ja siis kirjutad sellele peale? Et kuidas sul see nagu instrumentaali ja lüürika vaheline protsess käib? See hästi tugevalt oleneb. Ta oleneb nagu sellest, et varem ma kirjutasin rohkem sahtlisse ka. Et istud kodus ja lihtsalt nokid midagi telefonisse, hakkad mingisuguseid riime kokku sobitama. Aga kuskil 2-3 aastat tagasi, kuna ma elan koos elukaaslasega, siis ma olen alati tundnud seda, et muusikat teha ma pean olema täiesti ihuüksi. Ja ma kuidagi ei suuda enam muusikat teha väljaspool stuudiot. Et tegelikult nüüd ongi, et kogu selle albumiga ka ma lähen stuudiosse ja
loodan, et mul on mingi emotsioon sees tol päeval. Vahepeal ma lihtsalt istun seal 6-7 tundi ja mitte midagi ei juhtu. Aga üldiselt ma kuulan meloodiaid ja kui midagi haakub emotsionaalselt minuga, siis ma saan sellest lähtuda ja kuidagi mingisuguse loogika leida selle siis enda jaoks. Et sa tegelikult, ma arvan muusika kirjutamine on suhteliselt selline küsimine ja vastamine. Et sa pead lihtsalt küsima meloodia käest midagi ja sa saad tegelikult iseenda seest vastused, mida see tähendab su jaoks. Ja siis sa sealt hakkad seda palli lahti nagu veeretama, et Eesti Esu.